tere tulemast meie juhendisse Google Docsi redigeerimise ja vormindamise kohta. Siin õpite, kuidas muuta fondi stiile, rakendada tekstivormingut ja lisada dokumentidesse pilte, et muuta need professionaalsemaks. Teksti vormindamise põhitõed hõlmavad fondi stiili ja suuruse muutmist. Valige tekst ja kasutage tööriistariba, et valida soovitud fondi stiil ja suurus, et saavutada soovitud välimus. Teksti värvi muutmiseks valige tekst ja klõpsake teksti värvi ikoonil. Lõigu joondamiseks valige lõik ja kasutage tööriistariba joondusvalikuid, et saavutada soovitud paigutus. Täpploendite loomiseks valige tekst ja klõpsake tööriistaribal täpploendi ikooni. Kohandage oma täpploendit loendivalikute abil, et see vastaks teie vajadustele. Nummerdatud loendite loomiseks valige tekst ja klõpsake nummerdatud loendi ikooni. Kohandage numbrivormingut loendi valikute abil, et see sobiks teie dokumendi stiiliga. Piltide lisamiseks dokumenti klõpsake menüül Lisa, valige pilt ja seejärel laadi arvutist üles. Valige pildifail ja klõpsake nuppu Ava, et lisada pilt oma dokumenti. Piltide lisamiseks veebist klõpsake menüül Lisa, valige pilt ja seejärel otsi veebist. Sisestage otsinguribale päring, valige pilt ja klõpsake nuppu Lisa. Piltide paigutuse muutmiseks klõpsake pildil ja valige menüüst sobiv paigutus. Valikud hõlmavad teksti mähkimist ja katkestamist, et pilt sobituks dokumendi sisuga. Pildi redigeerimiseks klõpsake valikul pildivalikud ja valige parempoolsest külgribast soovitud valikud. Saate muuta pildi suurust, pöörata seda ja kohandada värve. Pildi kohandamiseks saate muuta selle läbipaistvust, heledust ja kontrastsust. Need valikud võimaldavad teil pildi välimust täpselt reguleerida vastavalt oma vajadustele. Päiste ja jaluste lisamiseks klõpsake menüül Sisesta ja valige päised ja jalused. Lisage lehekülje numbrid, pealkirjad või muu tekst, et täiustada oma dokumendi struktuuri. Lehekülje numbrite lisamiseks päisesse või jalusesse klõpsake valikud ja valige lehekülje numbrid. Määrake, kuhu number panna ja millisest numbrist alustada. Piltide lisamiseks päisesse või jalusesse klõpsake lisapilt. Valige, kas soovite pildi üles laadida oma seadmest, otsida veebist või laadida pilvest. Dokumenti põhigraafika lisamiseks klõpsake menüüs Lisa, valige joonis ja seejärel uus. Valige kujund ja joonistage see lõuendile, et lisada see dokumenti. Joonistamise dialoogiaknas saate lisada jooni, valides joone ikooni ja lohistades lõuendile. Kohandage graafikat täitevärvi ja äärise värvi tööriistade abil. Graafika kohandamiseks saate muuta kujundite ja joonte värvi ning lisada teksti. Need valikud võimaldavad teil luua visuaalselt atraktiivseid dokumente. Kujundite ja joonte kohandamiseks klõpsake täitevärvi ja äärise värvi tööriistadel. Lisage teksti kujunditesse, et täiustada oma dokumentide visuaalset esitlust. Rakendage õpitut, vormindades uue dokumendi. Katsetage erinevaid teksti ja lõigustiile, loendeid, päiseid, jaluseid, pilte ja graafikat, et täiustada oma oskusi. Teie pühendumus Google Docsi oskuste parandamisele on kiiduväärt. Jätkake harjutamist ja katsetamist, et saada veelgi osavamaks dokumentide loomisel ja redigeerimisel. Kui olete valmis, liikuge mooduli järgmisesse peatükki, et avastada veelgi rohkem võimalusi ja täiustada oma dokumentide loomise oskusi. Täname, et vaatasite meie juhendit Google Docsi redigeerimise ja vormindamise kohta. Loodame, et see aitas teil oma oskusi täiustada ja dokumente professionaalsemaks muuta.